Tere! Mina olen Uku ja mina olen Voltride'is järelteeninduse pealik. Ja täna räägime teile natukene tõukerataste tuumikust ehk siis tõukerataste akudest. Mul siin laua peal on nüüd palju erinevaid akusid. Neid on kõik erinevate mahutavustega, erinevate pingetega, erinevate korpustega. Siin on metallist, siin on plastikust. Kõige tavalisemad on need sinisest termorüüsse mehitud akud. Ja nüüd te küsite, et mida saaksite teie teha, et oma aku eluiga võimalikult pikana hoida. Esimene kõige tähtsam asi on kindlasti see, et ei laseks oma akut üle talve näiteks kuskil pikalt tühjana seista. Kui te jätate aku või oma masina pikaks ajaks kasutuseta seisma, siis vaadake kindlasti, et aku oleks laetud umbes poole peale. Ja kui jääb masin seisma tõesti nüüd pooleks aastaks, ütleme, siis iga 1-2 kuu tagant võiks korra masinat laadida. Mitte täiesti täis laadida, aga lihtsalt nii palju laadida, et aku pinge siiski püsiks kuskil 50-60% peal. See on kõige tähtsam asi aku eluea hoidmisel, aga üldse akude täiesti tühjaks laadimine ei ole akule liiga hea. Et kui te iga kord tõukerattaga sõites ta täiesti tühjaks sõidate, siis aku tõenäoliselt kestab vähem kui siis, kui te sõidaksite niimoodi, et te sõidate natukene umbes poole peale, siis laete ja siis sõidate umbes poole peale. Alati see ei ole võimalik ja ega see ei ole ka midagi kriminaalset, lihtsalt kui tahate oma aku eluiga maksimeerida, siis on see nagu meetod, mida teha. Kindlasti ei tohiks akusid hoida ka külmas, et tasuks ikkagi vaadata, et nad saaksid kuskil vähemalt 10-kraadises ruumis olla. Ja mis siis on aku puhul kõik 2 kõige põhilist parameetrit? Need on aku pinge ja aku mahutavus. Aku pinge on siis kõige väiksematel tõukeratastel hakkab kuskil 24-st ja läheb siis üles kuskil 72-ni kõige võimsamatel power tõuksidel. Näiteks üherattalistel on ka 84-voldiseid. Ja miks siis kõrgem pinge on parem? Kõrgem pinge on parem sellepärast, et mida kõrgema pingega aku on, seda vähem tuleb akust tõmmata selleks, et sama võimsust saavutada ampreid. Ja mida vähem ampreid tõmmatakse, seda efektiivsem on kogu värk. Kui tõmmatakse palju ampreid, siis tekib suur soojuskadu ja suur osa energiat läheb lihtsalt raisku. Aku mahutavust saab mõõta 2 moodi. Üks nendest on ampertundides, teine on vatt-tundides. Tihti on antud aku mahutavus ampertundides, aga vatt-tundide järgi on tegelikult 2 akut parem võrrelda. Ja miks see nii on? See on parem sellepärast, et ütleme, et meil on nüüd 2 akut. Üks on 36 volti ja 4 ampertundi, teine on 48 volti ja 3 ampertundi. Kummal akul on nüüd suurem mahutavus? Ampertundide järgi on seda päris keeruline öelda, aga kui me nüüd võtame vatt-tundide järgi, siis vatt-tunnid saavutatakse nii, et korrutatakse aku pinge ja aku mahutavus ampertundides, ehk siis sel juhul esimesel akul oleks mahutavus 144 vatt-tundi. Teisel akul oleks mahutavus samuti 144 vatt-tundi. Nii et teoorias oleks mõlemal akuga tõukerattal täpselt sama sõiduulatus. Praktikas see tegelikult ilmselt nii ei oleks päris, sest et 48-voldise akuga on kõrgemad pinged ja asi oleks palju efektiivsem. Seetõttu oleks sellel pisut suurem sõiduulatus. Ja millest siis üks keskmine tõukeratta aku koosneb? See koosneb sellistest litium-ioon-elementidest. Need on 18650 elemendid, mis tuleb siis sellest, et selle diameeter on 18 mm, kõrgus on 650 mm. Selle elemendi nominaalpinge on 3,6 volti. Kui ta on täiesti täislaetud, siis kasvab pinge 4,2 voldini. Kui ta on täiesti tühi, siis on pinge umbes 3 volti. Mahutavused on nendel elementidel algavad kuskil umbes 2 ampertunnist ja lähevad välja kuskil 3,6 ampertunnini. See konkreetne siin on 3,5 ampertundi. Kui meil on need elemendid ja ütleme, et meil on neid vaja saada aku, mis on 10,5 ampertundi, siis kuidas me selle saavutame? Me ühendame neid kokku rööbiti ja ühendame neid kokku rööbiti 3 tükki, ehk siis 3 korda aku mahutavus, elemendi mahutavus, mis on siis 3,5 ampertundi, saame kokku 10,5. Nüüd, kui meil ei ole siiski vaja, kui meil ei piisa 3,6 voldisest akust, mis see aku oleks, ehk siis elemendi nominaalpinge, siis me peame ühendama neid ka jadamisi ja ütleme, et me tahame saada 36 voldist akut, siis me paneme neid jadamisi täpselt 10 tükki üksteise otsa, ehk siis 10 korda 3,6.
ja saavutame aku, mille pinge on siis 36 volti ja mahutavus on 10,5 ampertundi. Nii, ja kokku pandud aku näeb siis välja midagi sellist. Siin otsa peal on siis selline asi, mis kontrollib kogu aku tegevust, selle nimi on BMS, ehk siis on aku aju. Ja selle ülesanne on siis vaadata, et akut ei laetaks liiga tühjaks, akut ei laetaks liiga kõrge pinge peale liiga täis ja et ka akust ei tõmmataks liiga palju voolu. Et näiteks kui kuskil juhtub mingi lühis, siis ta ühendab aku ülejäänud süsteemist lahti, et aku püsiks ikkagi terve ja akuga midagi halba ei juhtuks. Tihti, kui tõukerattal on mingisugune ükskõik milline aku viga, siis umbes 90% juhtudest on süüdlane just BMS, millega on juhtunud siis mingi viga ja selleks, et ülejäänud süsteemi kaitsta, on ta aku lahti ühendanud ülejäänud masinast ja aku elemendid iseenesest on täiesti terved. Sellisel juhul on võimalik terve aku vahetamise asemel vahetada välja ka lihtsalt aku BMS ja saada masin uuesti töökorda. Muidugi tuleb ka elemendid ükshaaval enne seda üle kontrollida. Mõned teist on kindlasti ära tüdinud pikast ootamisest tõukeratta laadimise taga ja olete soetanud endale kiirlaadija. Ja mõtlete nüüd, et kas pidevalt kiirlaadijaga laadimine on tõukerattale hea või ei ole. Aku seisukohalt on pigem parem, kui teda laetakse aeglaselt. Nüüd, kui te laete teda aeg-ajalt kiirlaadijaga, siis sellest ei juhtu akule midagi. Lihtsalt, kui on vähegi võimalus ja aega on, siis võiksite laadida seda tavalise laadijaga, sest see lihtsalt pikendab aku eluiga. Et siis kokkuvõtteks, ärge jätke akut seisma täiesti tühjana, ärge jätke akut seisma nii, et on täiesti täis ja teil ei tohiks akuga mingeid muresid tekkida. Ja kui ka tekib, siis saate alati meie juurest läbi tulla, aitame teid kõikide muredega ja parandame need ära. Ja ega siis midagi muud ei olegi. Meeldivat sõitmist!